Programmeerimise tegelik kasu ja võlu tuleb sisse siis, kui meil on vaja mingisugust tegevust korrata sadu või lausa tuhandeid kordi. Ehk kui meie inimestena peame mingit asja tegema sadu või tuhandeid kordi, siis me paratamatult väsime mingi hetk ja hakkame tegema vigu, isegi kui me alguses seda asja nautisime ja see meeldis meile. Aga arvuti suudab jätkata siis sisse antud käskude täitmist täpselt niimoodi nagu kästi, ükskõik kui palju kordi. Ja tihti on ta võimeline selleks palju kiiremini kui inimesed. Eriti kui asjad on seotud sellega, mida on võimalik programmeerida, näiteks mingite matemaatiliste asjadega. Nüüd, et teha niisugust koodi, mis kordub kas vajadusel lausa sadu või tuhandet kordi, siis üks viis selleks on kasutada for tsüklit ehk for loopi. Ja nüüd toon ühe näite, kuidas see asi, ma toon selleks üldnäite, kuidas see asi välja näeb. Et tähelepanu, et see, mis järgneb, ei ole kood, vaid näide. Ehk for tsükli üldkuju näeb välja selline. Tuleb alustada for'iga, ehk siis nüüd saab Python aru, et nüüd järgneb for tsükkel, for, nüüd tuleb element ehk elemendi nimi, mida me siis ükshaaval läbi töötleme, ja in kogumik. Ehk siis, ja koolum näitab, et nii, for'i rida nüüd lõppes ja nüüd järgneb sisu. Ehk siis for tsükkel võtab alati sisse mingisuguse kogumiku, mille iga üksiku elemendi ta võtab ükshaaval ette ja seejärel ta teeb midagi iga selle elemendi kohta. Toon ühe niisuguse loodetavasti arusaadavama näite võrdluse päriselust. Näiteks kui on toimumas rahvaloendus, siis rahvaloendaja, tema käib ringi näiteks ühel tänaval, külastab kõiki maju, tutvustab ennast igale perele seal, loeb kõik inimesed kokku, lõpus liidab need tänavainimesed kõik kokku ja siis edastab info Statistikaametile. See siis näeks niisuguse nagu näitekoodina välja umbes selline. For maja in tänav, koolon, tervita ennast, tervita rahvast, tutvusta ennast, loe inimesed majas kokku ja siis esita andmed Statistikaametile. Ehk näiteks rahvaloendaja nii-öelda toimimise kood näeks välja midagi sellist. Aga kui nüüd tuua mõni päris näide, siis üks kõige lihtsam näide oleks see, et kuidas printida välja siis näiteks ühest stringist ehk siis ühest sõnast tema üksikud tähed. For täht in näiteks tere, koolon, print, täht. Salvestame selle koodi, käivitame. Ahaa, muidugi. Ülevalpool on meil ju veel näited sees, mis ei ole Pythoni koodis. Nii, kommenteerime nad välja, et need näited jääks meil üles veel. Salvestame, käivitame ja tõepoolest Python prindib meile ükshaaval välja kõik selle tere elemendid siin. Nüüd, mida tähele panna? Et siin ma kirjutasin, et for täht in tere, print täht. See sõna täht siin on meie poolt ise praegu valitud ajutine muutuja, mis kehtib just nimelt selle for tsükli sees. Me võime sama hästi siia panna
näiteks for i in tere print i. Kui me selle nüüd käivitame, siis jälle täpselt samamoodi, ta prindib meile välja tere. Ehk siis see on siin ajutine muutuja, mille nime me võime ise valida. Aga ma soovitan võtta ta selliselt, et me ise saame aru, millele me siin viitame. Ja kuna me teame, et siin stringi sees on tähed, millega me tahame tegutseda, siis sellisel juhul meil on mõistlik panna selle ajutise muutuja nimeks siis täht.